Täna olid siis sul 18-19 nii-öelda koht lõpus kokkuvõttes, aga sul stardid olid nagu mõlemad sellised, kus sa jäid nii-öelda punti kinni. Kui raske sul oli hakata tulema sealt tagantpoolt ettepoole? Noh, ütleme nii, et selle asjaga ma olen juba enam-vähem harjunud, et tagantpoolt ettepoole peab sõitma hakkama, aga ei, kindlasti keeruline oli, et alguses need möödasõidud ja kõik sellised asjad, et noh, ei ole lihtne. Et kõik sellised, paljud kurvid on sellised ühe jäljega ja tuleb ikka kõvasti suruda ja seal ikka jõuga teisi eemale lükata. Nüüd on veel sul siin 4 starti tulemas järgnevatel päevadel, et kas on nagu selles võrra nagu lihtsam, et juba tead rada ja oled võimeline paremini sõitma ja ka tead juba ära, kuidas stardis ka minna? Ei kindlasti, et Kegumise rada muidugi enam-vähem kõikidel eestlastel ju kodurada ka, et kindlasti on siin lihtsam sõita kui kuskil Prantsusmaal või Hispaanias, et ma arvan, et ühe päeva võistluskava, et see on lihtsam ka kui teha terve see nädalavahetus kaasa, et füüsiliselt hoiab kindlasti rohkem energiat kokku. Siin ongi juba räägitud sellest, et võib-olla tahetakse minna selle formaadi peale üle, et ongi ühepäevane et kui palju see sõitjatele meeldib ka? Ma arvan, et see läheb enam-vähem pooleks, et paljudele ikka meeldib kõik see, alguses need, kes ei ole siin raja peal väga sõitnud ka, et ikka see esimene päev, et enam-vähem saavad rohkem rajaga tutvuda ja et ei ole nii, et kohe võistlussõitu, et mulle iseenesest meeldib see samas ühe päeva oma rohkem, sest saab kohe sõidud ära teha ja ei ole mingit sükest, et nüüd esimesel päeval said tunde sisse, aga teisel päeval pead uuesti otsast peale nullist kõik seda tunnet saama hakkama, et ma ei tea, kindlasti hea, ma arvan.